saime selle majakese nüüd püsti uue koha peal ja saime jälle ühe kogemuse osaliseks. Siis kui me seal parklas panime seda püsti, siis see killustik oli seal oluliselt väiksem aga kogu aeg oli nagu ühesuurune. Ja siin on siis killustik hoopis teistsugune, hästi palju erinevaid suurusega kile ja siis see ülespanemise sai see nagu andis hea kogemuse, et isegi see killustiku suurus omab väga olulist nagu tähendust. Aga näiteks kui te tahate, miks me selle siin püsti panime, näiteks kui te tahate laieneda, ettevõte tahab laieneda, aga teil nagu see töökohtade koht on nagu piiratud, näiteks 2 töökohta või 3 töökohta ja te ei saa nagu mingit suurt juurdeehitust teha, aga te tahaksite näiteks luua nagu 2 töökohta, kus inimesed saaksid istuda ja tööd teha, eks. Et siis see on nagu väga hea lahendus, paned sinna 2 töökohta sisse oma töökoha kõrval, eks pole isegi vaja mingisugust WC-d teha, muidu oleks, kui ta on nagu eraldi hostelitena üles pandav, nagu me tahame teha, siis oleks vaja nagu vesi ja vee sisse laadimise pump, väljavoolupump on ja 2 erinevat pumpa oleks vaja panna, et teeks nagu selle hosteli nagu loomise nagu kallimaks, eks. Et mida me küll teeme, eks, aga kui töökohana, siis ei olegi nagu eriti midagi vaja, eks. Paned üks majakese püsti endale, siis selle kohvri, nagu me tahame seda nimetada, paned selle kohvri püsti ja paned sinna 2 töökohta sisse ja polegi nagu WC-d vaja, WC-d kõik asjad on nagu töökohas juba olemas, et saab kõigil kasutada. Ja ütleme, kui sul mingi ajutiselt või ajaliselt seda kasutada ei ole vaja, siis sa paned lihtsalt kokku ja nagu me ühes videos näitasime, kordame siin praegu üle, näitame siin üleval selle viite, millises videos saab nagu vaadata veel kord üle, kui suur ta nagu siis kokku panduna on. Aga selline selles mõttes nagu tõbus majake. Et oleme praegu juba 4 korda kokku lahti võtnud, ehk siis nüüd võtame 4. kord lahti ja midagi nagu muutunud ei ole, midagi katki nagu läinud ei ole. Aga just, et see alumine osa mängib väga suurt rolli nagu. Et korduvalt see kokkupanemine ja lahti võtmine annabki nagu meile selle kogemuse, et vaata milline killustik siin on. Et ühed kivid on siis nagu sellised nagu rusika sisse, teised kivid on sellised väiksed, eks. Et ei ole nagu ühesuurune ja see teeb väga ebamugavaks selle kokkupanemise või siis selle, et see loodis oleks nagu kõik. Aga muidu on lahe, me selles videos siis näitame, kuidas siin see kokkupanemine käis. Muidugi sattusime erinevate üllatuste otsa, eks. Kõik on vaja nagu tulevikus lahendada, aga mõte on see, et kõik toimib ja ta on ilus. No jah, selline ei sega silma, ta on puidust, eks, täis puidust, eks, ei ole mingi metallkonteiner, et selline mugav ja lahe. Aga materjalid me ostsime siit tuulikupuidust ja tuulikupuit on hea teeninduse pakkuja, kiire, ei ole mingit ootamist, tuled kohale, saad kauba kätte, ei bürokraatiat ei ole. 10 minutit ja kaup on käes ja lähed minema ja võib-olla vahest on natuke rohkem, kui tellimusi palju on. Ega poe järjekord ka ei ole ju niimoodi päris, et iga päev ei ole ühtemoodi, et tuled siis mõni kassa on vaba või siis on järjekorrad pikad, et siin on täpselt sama lugu, aga sisuliselt on siin päris kiire teenindus ja head hinnad ja mulle üldiselt meeldis siin nendega asju ajada. Aga seniks hoiame pöidlad püsti ja hakkame siis varsti hosteleid looma, et mingisugused investorid on juba huvi tulnud, et vaatame, mis edasi saab. Et mingid veebikeskkonnad, kõik asjad, et kus kohast nagu aadressi järgi, kus me asume, ma mõtlen, et hosteli kohad, eks, et siis saad broneerida sealt, saad veebis juba broneerida või siis veebis maksta või kõik on nagu siis veebilahendusega. Näitan, et kuidas mina kujutan seda asja ette. Et siin on mündilukk on ja siin on mündilukk või siis siin on see mündilukk, vahet ei ole on ja või siis on see telefoni helistamise lukk, et helistad telefoniga, siis saad selle ukse lahti, kasutad siis oma selle 12 tundi või siis rohkem, eks, et me tahame teha niimoodi, et 6 tundi, 12 tundi, 24 tundi ja nii edasi, eks. Aga see mõte on, et just, et me toome
toome selle hostelis viibimise aja täpsemaks, eks, et sa ei pea nagu päeva eest maksma terve päeva eest ja siis meil tuli veel mõte, et teeme need koera hostelid, eks, et oleks inimesed saaksid tulla nagu koera siis hostelisse jätta, et siis mingisugust toitlustus toimub, kas siis koeraomanik tahab oma toitu panna või siis juba olemasolev toit, et noh, kõik see asi on nagu läbi mõeldud või läbi mõeldav, eks, et kuidas see koera toitlustamine käima hakkab, kuidas see koer sinna sisse saab ja välja saab, on ja kas ta saab teiste koertega kokku või ei saa, näiteks, et kui siit on see koera väljatulemise koht, on ja et ühte majakesse mahuks nagu 3 koera, on ja et tal teeks talle sisse sinna 2 korrust, on ja teiste koertega kokku ei saa ja siin on siis väljatulemise see võimalus tal on ja et siin tuleb aed, aga noh, et koerad omavahel eriti palju nagu hauguks, no tegelikult ega see aed, kas see kinnine aed või see võrkaed on, ega see eriti sellest haukumise eest nagu ei hoia ära, et saaks nagu, et ühel territooriumil saaks teha siis nagu seda 3 koera hoidmiskohta, et sisuliselt saaks teha niimoodi, et paned 2 tükki kõrvuti, et üks vaatab sinnapoole, teine vaatab siiapoole ja siis ühe siis selle majakeses saab siis 3 koera, on ja noh, näiteks sinna kassihotell, koerahotell, no eks seda saab kõike mõelda, et siis juuksurid siia sisse, siis võtmetegijad või siis kingsepad, noh, vaatame, näitame ise eeskuju. Palju versioone, meil on mingi hulk variante, kuidas me neid kasutama hakkame. Aga siin ta näeb välja niimoodi, et tahtsin näidata, et ükstapuha mis pinna, seda paneme püsti ja hakkame kasutama.